sinu viimased sõidud jäävad ikkagi sellesesse aega, kus Eestis oli ringraja sõit nii väga au sees ja raja ääres oli tuhandeid inimesi. Kas natuke nüüd nagu haiget ei tee, et täna lähed ringraja sõitu vaatama, sest tegelikult rahvast eriti ei ole ka seda sellist vaimustust ja seda sellist meeleolu, mida üks ringraja võistlus kunagi ikkagi Eesti inimesele tõi ja pakkus? No ma usun, et seda meeleolu on tänapäeval ka kindlasti sama palju, kui oli meie ajal. Aga aeg on muutunud natukene ja inimestel on teised huvid, on teised võimalused ja Eestis kahjuks praegu ringraja sõitu tõesti vormelitega, kui sellist on väga vähe. See on ainult Pärnu ringil ja seal siiski on pealtvaatajad, võib öelda. No, kui kahju on sellest, et see selline vormelite tootmine Eestis ära ikkagi lõppes, mis oli ju, nagu me kuulsime siin vaata, et mingil hetkel lausa maailma tipus lausa väga olulisel kohal. No see oli asi, mis viis muidugi seda autosporti eriti Eestis edasi, sellepärast, et tehas oli ju Tallinnas. Me saime alati, ma ei ütleks mitte kõige paremad jupid, aga me saime alati kõige kiiremini need autod kätte tehasest ja meil oli ka võimalus neid alati, kuidas öelda, korrastada, taastada, kui juhtus mingi õnnetus või avari. No praegu ikkagi teatud noored mehed meil koputavad ka vormeli või autospordi kuningliku sarja uksele, vormel 1 uksele, et kui palju sa nende tegemisi, sõitmisi jälgid? No ma olen jälginud seda, nagu me kõik tänapäeval, kas neti vahendusel või siis otse TV-st nende sõite vaadates, eks ole, aga see on muidugi väga tänuväärne, et inimestel on veel tahtmist ja on huvi ja on leitud võimalusi sellega tegeleda ja ma usun, et keegi sinna kindlasti jala ukse vahele ka saab. Kui palju meenutusi on sinu enda autoga kaasas käib, kui sa lähed ja käid ja vaatad seda siin, mis muuseumis väljas on, seda number 72, tuleb kõik meelde absoluutselt, istud kõrvalt ja tükk aega meenutad või kuidas, kui oluline sulle selline hetk on? No igal asjal on oma aeg, eks ole, ja see on kindlasti möödunud see aeg, aga seda on tihti väga hea meenutada ja eriti kui vaadata mõnda videot veel, mis on tõesti salvestatud neid omaaegseid sõite, eks ole, et seal teinekord läheb, kuidas öelda, vererõhk natuke tõuseb. Aitäh!